ei no mingi putsi ausalt, see chat on nii vittus, et ma pigem vaatan seda videot. Ja täna saame teada, kas ma kruvib või ei kruvi. No treeningi number 1, jah. Beat on mõnus. Kui ma nagu mixi poole pealt kuulan, siis kuidagi selline veits segane, võib-olla alguses ma ei saa midagi nagu aru vaata, mis ta nagu ütleb, või kuidagi vokaal on nagu seal nagu peidus vaata. Muidu on täitsa okei. Et kui medaleid siin jagatakse, siis antaks mulle hõbe. Nublu on alati nagu tore kuulata selles mõttes, et nagu tal on vaata mingi selline story vaata nagu, et ta tahab nagu midagi öelda, et nagu inimesed kuidagi seostuvad temaga, et kui me kuulame Nublu, siis ta räägib vaata ala gin tonic, tõstab veel rõhku, mingi selline asi vaata, et siis kuidagi kohe nagu inimesel tekib see klapp vaata selle ja siis ta nagu jaa, see actually tõstab vaata, et see on nagu päris lahe. Ja selle looga ma mäletan, kui ma esimest korda kuulsin, siis oli selline, et nagu okei, huvitav. Aga see on täpselt selline lugu vaata, mida sa nagu kuulad mitu korda järjest, siis on nagu selline, et hakkab nagu... Kelle poolt valimistele hääletad? Üldises mõttes kruvi. Iseenda poolt. Ma lähen ka kuskile, igal poole. Minust saab president pärast ei ole. Ei nagu valimistest rääkides, siis ma ei tee mingit poliitreklaami. Ma usun, et enamust siin olijatest teavad, mis maailmavaadet ma pooldan. Ja ma arvan, et las nii ollagi, aga ma ei hakka mingit poliitreklaami tegema ja ma ei hakka kedagi suruma, et sa pead seda valima, sest kui sa seda ei vali, siis sa oled pederast vaata, et minu pärast valige sotse, minu pärast valige kuradi reformi, minu pärast valige kuradi keda iganes türa. Mul on jumala pohhu ja ausalt, aga vähemalt nagu hääletage selle poolt, mille poolt te nagu ise heaks arvate, ehk siis lihtsalt minge türa valima. Ja ärge olge väiksed vitud ja nii lihtne ongi, et valimas peab käima, vahet ei ole, keda te seal valite, peaasi, et te käite. Pane korra alguses. No ma ei tea, et nagu kui seda kuulata, vaata kohe alguses on mingi Trapaholics, mingi süüke asi, et nagu vähemalt kui sa tee beat, osta see ära, vaata, et oleks seda kas siis panusta nii palju, et sa ostad selle beat'i ära, vaata, et sul on beat nagu normaalne olemas, vaata ilma nende kuradi Trapaholics ja mis iganes seal veel vaata oli, et nagu tegelikult ikka mõelge, et mingi produtsent tegi selle loo, mingi tasu võiks produtsent ka ikkagi saada, enne. Tulin tiigist välja, perse täitsa paljas, padja olla. Noh, väike peda. Valimas peab muidugi käima, sealt saab tasuta nodi ju. Ei! Mul oli siuke idee, et see on suht aus tegelikult, see on suht aus. Mingi saad uue pastaka, saad koolis fleksida, vaadake mu pastakat. Mul oli siuke idee. Teeme ära äkki, vaata... See väike pede on tegelikult mingi jube asi. Sorry, tegelikult see on jube asi. Siis kui ta neid vanu häid YouTube'i videoid tegi, kus ta siis mingi, noh, seda oli nagu sitaks naljaks kuulata, kuidas mingi tatt paneb rõvedalt puid alla mingisugustele vendadele ja samal ajal see, mis ta nagu räägib, see on tõde, vaata. Et ta aja sitta. Nagu väikse tatika kohta, seda oli nagu ülikool kuulata. Nüüd ta on läinud siukse, ma ei tea, siukse mitte midagi ütleva, siukse, noh, iga 6. klassi tatika siukse unelma peale, et joo, ma tahaks proovida SoundCloudi räppi, vaata. Et see on see sama asi, mida kuradi kogu aeg kuuled ja näed. Sa mingi räägid nii palju, et head kohad jäävad su jutu varju. Ei no, mida ma kuulan seda Sevaki, et rääkis just täpselt sama juttu selle väikse pede kohta, mida ma ise rääkisin siis, kui ma kuulasin esimest korda seda väikest pede, seda uut laulu kuulama, või mis ta tegi, see silmatilgad, noh. Täpselt sama jutt, noh, siin ei ole midagi kuulata. Siis ma olen nagu, okei, selge. Ma ilmselgelt ei kruvi. 3-4 kuud hiljem, siis tuli mul see MyHitsi see YouTuberi tiitel.
ja päev, nagu ei olnud isegi päev mööda läinud. Ja siis ta kirjutas, et oh poh, teeme kolläbi. Et väike pedel, ma ütlen sulle siin, kahjuks mitte. Aga ei, lugu absoluutselt ei kruvi. Aga see, kui see nagu ongi, võtad, vaatame, free beat. Oota, mis ta ütles väiksele pedele ütles ära praegu? Ja kõik see nagu... Unlucky. Flow ja kõik see, mis see on. Ei, seda üldse ei kannata. Väike pede sai ära lambist ju. Mida ütleb? Jaa, Tommy Cash. Tommy Cash tegelikult see lugu suht tegelikult kruvib. See tegelikult kruvib. See on tegelikult hea lugu. See nagu see vene, see vene... See algus on iba, aga mingi hetk läheb päris heaks. Nagu juures on, et see nagu kuidagi annab nii palju juurde sellele. See vene vibes, mis sealt välja tuleb, see on nagu üli mõnus kuidagi. Algus on suht pask. Aga kuradi lõpp läheb sitaks heaks, see viimane mingi minut aega, see on sitaks nice tegelikult. Ja Donkey ka. Jah, no juba siit läheb. Oba! Vaat see juba mulle meeldib, aga see teine pool mulle kruvib rohkem, see esimene pool väga ei kruvi. Noh, sama jutt. Mul on selline vanaaegne selline sündi mellamine väga ei meeldi, aga see on juba selline vaata, mõnus siuke bouncy ja loo osas jällegi, siis ma ütlen, et esimene pool loost ei kruvi, teine pool kruvib. Keri tagasi, kuula väikse pede juttu, story. Väikse pedega mul on huvitav story. Mul tuli siuke idee, et davai teeks mingi selline mingi mõmina räpi, vaata, stiilis mingi lugu, vaata, jällegi näidata ette, kuidas asi käib. Kirjutasin talle, vaata, et mul on siuke idee, teeme ära äkki, vaata, mis saab, et kindlasti saab lahe olevat, jumala viisakalt kirjutasin, ja siis ta ütles mulle ühe lausega, nädala hiljem. Kahjuks mitte. Ahaa, vastupidi või? Jaa, Donkiga. See Vaakin sai väiksed pedet üle hoopis, eriti maasikas. Jah, no juba siit läheb. Oi, pile. Oba! Vaat see juba mulle meeldib, aga see teine pool mulle kruvib rohkem, see esimene pool väga ei kruvi. Jälle kuulasid ära, kerisid ära, no mida vittu? Varastab kõik seal vaata, ta kirjutas, et oh poh, teeme kolläb, siis tuli mul see... Ja siis tuli pärast ühesõnaga kuradi... Ja, nüüd ma sain pihta. Vaat see juba mulle meeldib. Ja siis ühesõnaga peale seda, kui see Vaakin sai oma auhinna kätte, siis väike pede kirjutas uuesti, et jõu, et nüüd ma võin teha, vaata. Ja. See esimene... Toi. Ma ei tea, mul on selline siuksed... vanaaegne selline sündi mellamine väga ei meeldi, aga see on juba selline vaata, mõnus siuke bouncy ja loo osas jällegi. No selge sai. Pool loost. See vana hea ju, käi vittu loll luud. See Vaakin oleks võinud vastata niimoodi, et üle see oleks kvaliteet olnud. Siuke väga spooky kuidagi, vaata kui hiilib kusagile. See on nii unesika ju, räigelt näid. Ja ma olen suht väss, ma ütlen ausalt. Aga ega siin ei ole midagi. 12-ni paneb raudselt välja. Tanel Padar, teadki, et Tanel Padar sellist soft mussi teeb. Okei, ma ei tea. Ja ma saan aru, vaata, poplugusi ka vaja teha, raha vaja teenida, et selline stock pop lugu, mingi vocal chopid, selline groovy beat, ilusad sõnad peale, aga ma ei tea, kuidagi jah, poleks ootanud, et Tanel Padar sükst asja teeb. Ma ei tea, muusika ikkagi... Proe käima saad ja null uni või? Vana hea raudselt kannatab. Hea olla ja siis see võiks nagu... Kuule see Vaakini 2019 laulu või? Lõpuks meeldib vaata inimesele, siis on... No ma ei tea, väga ei kannata. Miks mitte kuulata? Väga ei kannata ausalt. Praegu see oli jah... Mindi kotti ausalt teed mingi Eesti laulud ja asjad nagu... See on mingi total bullshit nagu... Kui me peame sinna mingi iga aasta tekitama mingisuguseid uusi lugusid, mida me saadame Eurovisioonile, miks me ei või võtta mingeid vanu lugusid nagu? Miks me ei või võtta koitu ja kuradi koiduga minna nagu? Ja türa, kui me ei võida, siis vittu rõvedalt sisse sõita nagu. Lihtsalt sõidakski sisse, kui me tollega ei võida nagu. Aga miks me ei või võtta toda lugu?
miks me peame võtma mingi sitase loo nagu? Nahhui. Veits hästi suur pettumus ja ei klubi. Suudan sul vaadata silma, mõjud mulle sa kui hüpnoos. Patune poole. Sinust ilma. Sest Eurovisiooni reeglite järgi peab see lugu olema uus. No aga võtad vana hea Koidu ja muudad veits biiti ja lähed. Muudad mingi 3 sõnaga ära ja lähed. Pohhu ju. Patuse poolega eurokale. Ei no muidu oleks see reaalne teema. Aga kuradi Patune poolakas on nüüd. Patune pool läks lahku, nüüd on putsis no. Rodu poole pealt, kui nagu miksi kuulata, siis on suht huvitav selline, noh, kõik soundid enam-vähem paigas on, kõik see stiil või see vibe, vaata, mida nad tahavad nagu seda luua, see on nagu kõik olemas. Sünne jälle ikkagi ilusti kärib selle vokaali ära, et ega seal midagi nagu öelda ei ole, et see on Patune pool. Kübeda uut lugu oled kuulanud, vist ei ole. Kui ma ütleme saksa puppi või kusagil seal satun, ja kui tuleb siuke asi, siis sõpradega seal ikka näed. Oma vaata pilti, mis donosin babiraš. Aga kui ma ikkagi sinna saksa puppi satun, põhimõtteliselt mitte kunagi enne, siis ma ütlen, et ei kruvi. Mis mõttes Patune pool ei kruvi? Mida siis see Vakin ka muusikast teab, ma ütlen ausalt? Mõnus beat. Päris pikk intro. Tahaks juba actionit. See on täpselt siuke muusika, mida ma kuuleks, ütleme, et ma teen mingit sellist tööd, miks on vaja veits mõtlemist ja siis ma panen Spotify'sse mingi brain food või mingi siuke teema, et siis ma panen siukse asja käima ja siis sealt tuleb täpselt selline muist. Kui ma nagu mõtlen, siis ma võib-olla teeks kuidagi trummid veits kuidagi punchimaks ja selline praegu kuidagi hästi jälle kaob ära ja selline seal kuidagi taga taustal, et ja vokaal läheb üli hästi selle beat'i ja selle vibesiga kokku. Täna see Vakin pole keegi, kes Patusele poolele midagi öelda saaks. Ai, hästi öeldud. Aitäh, et vaatasid. Kui sul meeldis see video, siis jäta jäseme pikendus ülespoole. Türa Hensu, kus ta tapa ära ennast ausalt.